liiguksid nad tartlastest juba 5 punkti kaugusele, vaatame, Hurt on siin läbi murdmas, annab teisel äärel palli, Rääbis, murrab keskele, kas lööb? Lööb peale, suutis selle palli hoida. Koskarilt natukene siuke huvitav improvisatsioon seal ääre peal. Ja Paju murrab läbi, kas lööb peale ja hea tõrje Tammelt, praegu oli siuke langev pall ja Tiirik läheb keerutama. Ja keerutab ja milline tõrje Kristjan Tammelt. Pealelöögiks. Kas läheb uuesti esimesse posti küttima? Ja lööb ja Tamme tõrjub ja sees! Kevin Rääbis skoorib ja viib Tammeka juhtima. Tamme teeb kohutava vea väravas ja Kevin Rääbis on viinud Tammeka 1-0 juhtima. Väike improviseeritud sambaliigutus siia otsa. Ja Rääbise järjekordne värav on ellujäämisheitluses viinud Tartu võistkonna 1-0 juhtima. Tundub, et trikitab ennast läbi mitme ühe ja nüüd on löögi võimalus Hansonil. Madal pall lööb lutsu siin. Feng Shui peaks siin võistkonnas paigas olema. Nüüd Vunk üritab väikse chipiga leida omasid. Mis teeb Loorens, issand kui halvasti võttis selle palli ette. Ja hea pealelöök tuleb siin Toomas Pendilt. Kui siin ääre pealt suudeti pall kasti lükata, nurgalöök ja Hurt klaarib selle palli. Ja milline pealelöök latti! Milline pealelöök keit läbi, kui nüüd Tutk õnnega pooleks leiab pika palliga Lauritsi. Step over ja lööb ja taha posti suunas. Suurepärane löök Lauritsalt ja Kütt saab näpud vahele seal. Ja pall on laabusel vist ja on laabusel. Ja Tiirik saab 1-1 minna, ei ole suluseisu, täiesti 1-1. Ja natuke aeglaselt läheb jälle siit läbi, aga suudab löögi teha. Tamme tõrjub selle löögi. Janno Saks siin tegi viimase pealelöögi vist selles mängus ja mäng on lõppenud Tammeka 1-0 võiduga. Mehed langevad murule nagu oleks maailmasõda lõpp.